Jaaniõhtul on ajast aega tantsitud. Meie õpetame teile täna tantse leigaritega. Õpetame 2 tantsu. Esimene neist on Aleksandra valss. Jaanipäeva ajal tänapäeval miskipärast inimestes kasvab huvi vanade tantsude tantsimise vastu. Ja see Aleksandra on kindlasti parasjagu vana. See oli moes 20. sajandi alguses juba, nagu ka nimi viitab. Natukene nimi on küll naissoo vormi läinud, aga ta vihjab Aleksander III ja tema võimuloleku ajale. Aleksandra valss läks 20. sajandi jooksul uuesti moest ära. Sajandi lõpus teadsid seda mõned üksikud inimesed ainult. Aga siis pärast seda, kui see õnnestus video salvestada Setomaal 1987. aastal ja kui Kristjan Torop hakkas seda õpetama tantsuklubilistele ja leigaritele, siis see on muutunud uuesti väga populaarseks. Et väga paljud inimesed Eestis armastavad juba Aleksandra valssi tantsida ja nendel on siis ainult sammud meelde tuletada ja saab kohe teha. Ja kes veel ei oska, siis on meil siin Taavi ja Eliise, kes kohe hakkavad näitama, kuidas need sammud käivad. Ja tasub õppida. Aleksandra valss on nüüd uuel ajal olnud isegi ühe korra tantsupeol. Et see on üks väga tore tants. Ja käib siis niimoodi. Sul peab selleks olema paariline. Selline paariline, kellel sa võid julgesti käest kinni võtta ja temaga rohkem kui 15 minutit olla lähedalt koos. Ja kinni võtta siis niimoodi, et tüdruk annab vasaku ja poiss parema käe. Ja esimese tuuri osa sammud on meil niimoodi, et tüdruk alustab paremast, poiss vasakust jalast, astute sammu, tehke kohe minuga kaasa nüüd juba, astute sammu küljele ja pöörate siis selja paarilisele ja astute edasi samm juurde, samm. Ja tagasi tulles on vaja kasutada nüüd sellist asja nagu vahetussamm, 2 vahetussammu, esimese tuled niisama tagasi ja teisega teed pöörde jälle paarilise poole ja vahetussamm ja vahetussamm ja see kordub ja küljele samm juurde, samm ja vahetussamm ja vahetussamm. Just nii. Ja muidugi Elina ei istu meil ka siin niisama tööta, vaid nüüd teeme seda kohe muusikaga, muusika A osa siis ja see esimene osa tantsust. 3, 4. Just, nii. Ja tuleb muusikas B-osa ja tantsijad teevad nüüd niimoodi, et poiss annab tavaliselt oma paarilisele siukse toreda hoo sisse, tüdruk teeb 2 valsisammuga täis pöörde, poiss ise astub 2 kõnnisammuga samas suunas, kuhu tüdruk liigub. Teeme selle ära. Ja 1, 2, 3, teine 2, 3 ja nüüd 1 vahetussamm tuleb sinna otsa veel, aeglane vahetussamm. Just. Ja sama teisele poole. Ja 1, 2, 3, teine 2, 3, vahetussamm, stopp. Just, väga hea. Muusikas B-osa ja teeme seda 2 korda. 3, 4. Väga hästi. 3. osa, juba eelviimane. Käed kätesse. Ehk võtad mõlema käega paarilisest kinni ja pöörad parema külje partneri poole ja te vist tõstate need käed natukene üles ka, eks ole. Ja hakkab kõnnisammudega jalutamine. Täitsa tavalised kõnnisammud, jälle poiss vasakust, tüdruk paremast. 2 sammu läheb poiss nägu ees, tüdruk tagurpidi, siis pööre paarilise poolt ja läheb poiss tagurpidi ja tüdruk nägu ees. Nii, teeme need 4 sammu, jah. Mööda ringjoont sünnib see kõndimine. 3, 4. Ja samm ja samm ja samm ja stopp. Ja jälle tuldud teed tagasi, poiss 2 sammu otse, 2 tagurpidi, tüdrukul enne on tagurpidi, pärast on otse. Ja 1 ja 2 ja 3 ja 4, stopp. Just, ja seda me tantsime ka jälle 2 korda ja seda võib küll nüüd muusikaga teha. 3, 4.
väga hästi. Ja jäänud on viimane osa, mis märksõna on temal tegelikult Reilender. Mis siis, et muusika on ju valss ja tantsu nimi on valss, aga Reilendri skeemi me siin nüüd tantsime, ehk siis paarilised võtavad valsi võtte. See on niimoodi, nagu Taavi ja Eliise nüüd juba seisavad, valsi võtte ja tantsivad nende aeglaste vahetussammudega, nagu siin tantsus alguse poole ka juba kasutusel oli. Üks aeglane vahetussamm ringi keskme suunas ja samal ajal ka veidi edasi. Teine ringist välja ja siis 2 vahetussammuga 1 täispööre. Teeme lugemise järgi. Ja vahetussamm ja vahetussamm. Ja. Et nüüd on osade kaupa näidatud, et nüüd siis ühe korra otsast lõpuni veel Aleksandra ühe paari esituses, et saab hoolega vaadata, kuidas need sammud ikkagi olid.
Aleksandra valss sai selgeks. See oli siuke rahulik ja mõnevõrra pidulik. Nüüd lähme lõbusamaks, hoogsamaks. Kaerajaan. Ma usun, et paljud oskavad juba. Ja kui sul on oma kodukoha variant kaerajaanist, mida tantsida, siis lase aga käia. Meie leigaritega valisime täna õpetamiseks 2 vähem tuntud kaerajaani. Ja nendest esimene on Jõelähtme kihelkonnast kogutud, samast Tallinna külje alt siis. Ja seda on nüüd väga hea tantsida sellisel puhul, kui sul on jaanitule juures sõbrad küll, aga need sõbrad, kellega sa pead 2 meetrit vahet hoidma veel. Et siin ei võta keegi kellelgi käest kinni ega lähe valsi võttesse ega üldse ülearu lähedale ei lähe. Et siin meil tantsijad juba lähteasendis seisavad ja kaerajaan nagu kaerajaan ikka selles mõttes, et põhiosa tantsust on kindlasti käärhüpped. Siin need siis käivad ainult ühes rütmis, kogu aeg on aeglased käärhüpped ja iga hüppe peal tehakse plaks ka. Nii, proovime teha seda. Väga hea. A-osa oli väga hästi. B-osas plaksud jätkuvad täpselt samas rütmis ja samas rütmis kõnnisammudega liigud nüüd ringis päripäeva, selles samas 4-inimeselises ringis, ringjoonel. 3, 4. No see tuli küll hästi ju. Paneme kokku. A-osa ja B. See oli siis sedasi, nagu omal ajal kaerajaani tantsiti Jõelähtmel. Ja aitäh! Aitäh teile praegu korraks. Ja siis meil on teine kaerajaani variant, mida sobib väga hästi tantsida perega. Ja meil siin Truumurede pere saab kohe meid aidata selle asja juures ja näidata, kuidas see siis käib. Perega või muidugi lähedaste sõpradega ka, kes saavad vabalt kätest kinni hoida. Nii et muidu sama lähteasend, ainult et palju tihedamalt koos ja kätest kinni. Ja eelmise juures jäi vist ütlemata, et ega see nüüd ülearu tähtis ei olegi, aga et tavaliselt käib siis niimoodi, et tüdruk on poisi paremal käel ehk selle tulemusena poisid on omavahel vastamisi ja tüdrukud on omavahel vastamisi. Aga see ei ole ka alati nii, et tants ei lähe sassi, kui sa kuidagi teisiti seisad. Ja see teine variant tuleb Räpinast. Räpina kihelkonnast on tema kogutud ja siin on siis A-osa käärhüpped juba kaerajaani tavalises kombinatsioonis, 2 aeglast ja 3 kiiret ja hüpatakse sellises kinnises sõõris. Ja B-osa alguses lööd ainult 1 plaksu ja siis kõnnid sõõris kõigepealt päripäeva, siis lööd veel 1 plaksu ja kõnnid jälle vastupäeva tagasi. Nüüd ma seletasin järjest ära terve tantsu ja ma arvan, et me proovime seda kohe järjest teha ka. Raivo eelmäng ja A-osa ja B-osa. Just nii lihtne see oligi. Ja see ei tähenda, et perekonnad ei võiks Jõelähtme kaerajaani ka tantsida või siis oma koduvarianti. Kõiki neid sobib. Aitäh!